Tervist! Tänases saates räägime keskkonnareostusest ja sellest, mis toimub Eesti metsades. Prügi on igal pool palju ja seda kõike oleme kommenteerima kutsunud keskkonnateaduste teadlase Noa Laeva. Tere! Tervist! Kuidas te kommenteerite praegust olukorda? Ega olukord kiita ei ole. Mõttes kõikjal metsades võib leida prügi. Siin see ei ole prügi, aga ühesõnaga paljud piknikulised jätavad enda lõkked laokile, ei korista hiljem ära. Professor Laev, milline on teie meelest kõige levinumad jäätmed Eesti metsades? Kõige suuremamahuliselt on kindlasti erinevad kilekotti, mis nagu te siin näetegi, ripub puu otsas, erinevad toiduainete pakid, mida grillijad, metsagrillijad, tulijad jätavad endast maha. Uueks probleemiks on osutunud puu otsas rippuvad jalgrattad. Kogu aeg visatakse prügi juurde, nagu näete, on mõningad ohtlikud jäätmed nagu noad ja süstlad ka paraku. Loodame, et seal kilekotis midagi ohtlikku ei ole. Lugupeetud ekspert, kuidas saaksid kõik teie meelest seda probleemi leevendada? Üks meede, mida on kasutatud, mis paraku ei toimi, on prügikastide panemine loodusesse. Aga kuna prügi hakkab sinna ümber kogunema, prügikastid saavad täis, inimesed ei tühjenda neid, siis see ei toimi. Ma leian, et ainuke töötav lahendus oleks inimeste teadvuse suurendamine, et nad ei viskaks esiteks metsas prügi maha ja kui viskavad, siis nad korjavad selle pärast üles, kui nad on metsast lahkunud. Aitäh teid, professor Noa Laev, selle ekspertarvamuse eest. Aitäh teile! Igal aastal toodab Euroopa Liit umbes 30 miljardit tonni prügi. Eesti osa sellest on alla 0,1%, umbes 20 miljonit tonni. Viimase 10 aasta jooksul on Eestis jäätmete koguteke suurenenud keskmiselt 3% aastas. Ohtlike jäätmete hulk aga veelgi enam. Samas on taaskasutamisele mineva prügi hulk selle perioodi vältel rohkem kui kahekordistunud ning prügilatesse ladestamine järjekindlalt vähenenud. 2011 oli esimene aasta, mil Eestis läks taaskasutusse rohkem jäätmeid kui prügilasse, mis on suuresti tingitud prügi sorteerimise propageerimisest. Lisaks oli 2013. aastal määratlemata käitlemisega prügi hulk pea veerand samast näitajast 2004. aastal.